No nii, härrased, tervist sõbrad, naised, neiud, kõik, kes te vaatate. Olereks. Oleks nagu tavaline algus, aga mitte päris, sest see on mujal olev Olereks. Kes teab, kus see asub? Super, kes tunneb ära. Kes ei tunne, siis ega see ei omagi tähtsust. Härrased, auto valmis. Ainuke, mis on vaja teha, on veel tankida, kuigi natukene on seal kütet. Tankida ja me põrutame taksot sõitma. Täna Uber, Bolt nagu ikka, laupäeva õhtu, kell on 8, lähen vaatame, mis me seal teenida õnnestub. Nii et ühinege minuga ja ma juba lähen autosse. No nii, härrased, esimesed märgid sellest, et täna võib isegi mingi tulu tulla. Näede. Uberis on juba põlevad. Kesklinn päris ei ole, aga lennujaama ja siis ise nimetagevad seda alumist piirkonda siin. Et need on täitsa isegi äkki mingi tellimus tuleb koefitsiendiga. Siuke asi on ka võimalik. Loodame, me just siseneme Tallinnasse. Seal eespool on opa, ja ongi meil esimene tellimus 22 kilti. Why not? Ops, võtame vastu 2,2 kilti ja 12 minutit sõit. Tõenäoliselt kesklinna peame sinna keerama. Tõenäoliselt kesklinna on sõit. Nii et esimene tellimus meil olemas. Päris hea. No nii kaua tangin siis esimene sõit oli tehtud 8 kilti 5.50 otse kätte paneme. Mis see on meil siin? Gaas, Eesti gaasist tangin. Jah, et esimene tellimus siis 5.50 8 kilti. Ja nagu ikka veel, kesklinn tegelikult põleb. Seda me lähme kohe seal. Mitte kesklinn, vaid lennujaam. Ja me ei ole tegelikult kaugel lennujaamast, et lennujaam jääb sinna kanti. Nii et ma arvan, et nii kui ma siin ära tangin, nii võib minna rahulikult sinna lennujaama poole. Ma just nägin, et lennuk ka maandus. Et sealt võib kohe kindlasti tulistada. Nii, kutid seal lähevad. Sõidame mööda Argentiina restorane. Käisime sadamas ära. Ei olnud õige koht, sõbrad ei olnud seal. Sõbrad ei osanud ka seletada, kus nad on. Argentiina restoranis ja kõik. Jõudsin seal minuti seista ja tagasi. Ja nüüd me oleme, kas see on? Võib-olla keegi teab. See on äkki on Postimehe maja või äkki ei ole ka. Kurat, meie on vastus või telemaja oli või mingi töötukassa on siin. Kurat, kus kohas mul need kojamid seisma jäid? See ei tule meelde enam. Ühesõnaga, see on siin Tartu maantee ääres. Ja meid ootab juba Vladimir Žirinovski. Lähme kohe järgi talle. Ootab meid bussipeatuses. Nii et see on tegelikult siit otse alla, aga kuna seal on mingid remonditööd käivad, siis me vist otse ei saa. Kurat, taksojuhid, teie kui professionaalid, andke mulle teada, kas sealt otse saab läbi või ei saa. Vot tahaks teada, no peaks saama või ei saa või. Ühtegi märki ei ole. No ei ole ju ühtegi märki, et sealt ei saa sõita. Pergele reisk. Ei hakka riskima. Teeme siit väikse tiiru. Siit samast teeme tiiru ja jõuame Vladimirini. Fuck reisk, 100 sekundit ootama. Ei, videot ma küll nii pikalt ei tee. Perse küll. Nii klient läheb seal, tegelikult ma ei tea, kas te nägite. 3 kadus ära 3.33 3,6 kilomeetri eest. Ja jõudsime me siis siia halli. Ja peab tunnistama, et passinud ei ole. Nagu reaalselt, põhimõtteliselt seisma pole jäänud sellest hetkest, kui ma panin äpi tööle. Jah, et
kurat, midagi ma tahtsin teha praegu, ma ei mäleta, mida ma tahtsin teha. Sõitsin, mõtlesin, peab ära tegema. No, hea küll, las ta olla. Voot, jah, nagu ma ütlesin, halli juures, ma arvan, et siin praegu suurt midagi oodata ei ole. Tõmbame, sinna lähme ülesse Mäkke, tõmbame, mis siis kesklinna poole kuskil seal äkki Telliskivi midagi annab. Nii et, jah, meil käib. No nii, sõbrad. Möver, mis ta on siin? Ma võtame tagasi natuke. Möverpikk. Peaks olema hotell. Kui ma ei eksi. Ja tulime siia. Üllatus. Komfordiga. Tegelikult juba paar tükki on komforti olnud, nii et ei ole üldse paha. Vaata, mis see viimane tellimus meil. Viimane sõit komfordiga. Kohe vaatame 7,8 eurot. Siin on jootraha sees. Aga me saame vaadata seda tellimust lähemalt. Jootraha sees, kohe 3 euri. Küll on ikka lahket viimasel ajal siin jootraha jätmise 1,7 kilti sõitsin ja summa, nagu te näete, 7,08. Muidugi, see on jootraha 3 ehk siis 4,08. 1,57 4,08. No nii, härrased, üks pikem ots ka Boldis. Komfort kategooria. Tegime pikema otsa, siis esimene sõit selles kategoorias. Vaatame 13,9 kilti 21 minutit ja 15,30. Sellest muidugi maksud maha. Mäletan, et näitas vist oli 11. 11 vist sain selle sõidu eest. 11 ei ole ka paha. Ei saa üldse kurta selle üle. Komfort kategooria siin kandis või üldse ruulib tegelikult. Muidugi. Mitte komfort, vaid business või kuidas seda nimetatakse, see on kõige temaga. Minu auto sinna ei lähe. Nii et oleme, näete küll, Liivamäe kandis. Maardu on teisel pool. Siin kandis oleme. Nii et proovime siit vaikselt mööda seda tänavat sealt välja saada ja linna tagasi minna. Kell on 11:30 ja varsti hakkab öö pihta. Nii, ära nüüd Porto Francosse jõudsime sellise tellimusega. Suumi ära. 8,34. 8,46 sõita, vahemaa oli 8,46, 8,34 kätte ja Porto Franco. Ainuke, mis ma öelda saan, on see, et kliendini oli 5,4 kilomeetrit ja paljud taksoid ütleksid mulle, et oleti piil, et sellise tellimuse vastu võtsid. Aga asusin ma lool, kui tellimus tuli. Klient oli Lasnamäe lõpus ja suundusin ma nagunii kesklinna, nii et ma ikkagi ütleks, et päris okei on. Nii et ma arvan, et hea tellimus oli. Aga jääme praegu kesklinna edasi ja ootame järgmist tellimust. See klient ilusti viidud. No nii, sumi. Korradi fakkalis aparaataga ei sumi kõigil ajal. 12,80. Paneme tehtud. Kesklinnast, kus me oleme? Rimi, ma ei tea, Nõmme Rimi vist, mis ta on. Ühesõnaga, Nõmme turg jääb teisele poole sinna. Siin on see Rimi ja kliendi viisin tõenäost läheb selle auto järgi. Ja see oli komfort ja see oli juba koefitsiendiga. Võt siit kesklinnast tulime. Ja koefitsiendiga 1,2, mis ei ole paha. Nii, paneme siit veel ühe äppi käima. Võib-olla äkki see siit tulistab. Ja mis ma ikka siin öelda oskan, et liigume edasi. Aega on veel, kell on 1 öösel alles. No nii, sõbrad, mis siin ikka öelda? Näed, taksod panevad siin.
üks, teine, kolmas, ma ei tea, kas see on takso. Kindlasti on taga istuvad inimesed. Ja seal on veel üks. Kui Bolti takso tuleb, midagi ei saa öelda. Aga kes seisab? Kristo seisab. Kristol ei tule ühtegi tellimast. No, midagi teha ei ole. Näete, siin isegi kõrval majja viiaks inimesed ära. Aga mina seisan. Mis seal ikka? Ma olen mingi pool tundi seisnud. Praegu ongi siuke rahuaeg. Vaatame kella. 2. Ma arvan, et kui siis midagi üksikult loobib ja pärast siis võib-olla juba hakkab normaalselt viskama. Kuskil 3-4 vahel, ma arvan, et läheb siin andmiseks. No, teen veel kellegi kuulsaks. Lähen istun autosse tagasi välja, see on päris jahene. Nii, kes halab, sellele ikka tuleb. Lasnamäele tõime kliendi ära. Panen teile kaameraga natukene otsemaks. Lasnamäele tõime kliendi ära. Ja piisas ainult sellest, et hakata nutma, et ühtegi tellimust ei ole ja näeb kohe. See on teada, see on tavaline teema. Et see, kes nutma hakkab, et sellele kohe pannakse siis tellimus ära. Kell on 2, ma arvan, et tunnikene tuleb veel siin kannatada vaikselt, enne kui hakkab midagi normaalset tulema. Samas söömata ma olen juba 7 tundi, võib-olla läheks, võtaks ühe šaurma. Kaalun seda natukene, lähen sõidan natuke sinna poole ja kaalun seda, mida edasi teha. Ja öö jätkub. Ei saa öelda, et on rasvased tellimused, aga vast ei tohiks kurta ka. Kes teab, kuhu poole sõita tuleb. Kuradi Lasnamägini. Lähme sinna poole. Äkki jõuame kuskile välja. Kuskile jõuame. Tulen tagasi, kui veel midagi huvitavat tuleb. No taksotöö on ikka päris huvitav. Tulime siia Maardu külje alla. Siia ja tõesti huvitava inimesega. Räägin ära. Kesklinnas siis 7-17 mingi väike koefitsient oli juures, aga see praegu teate rahadeks, aga kui palju huvitavaid inimesi on võimalik siin taksonduses ikkagi kohata. Praegu seisuga sõitsin tõesti noore tütarlapsega. Tõenäoliselt, ma kujutan ette, et ta vanus võis olla seal 20 lagi, aga härrased, kõik taksojad ja kes niisama kohata, töödruk käis Jaapanis. Kindlasti paljud teist on ka käinud Jaapanis, aga ma ütlen ausalt, ma vast ei oleks selline inimene, kes valiks Jaapani oma puhkuse sihtkohaks. No võt, vist ei oleks. Kui piinlik ei ole ka tunnistada, aga see selleks. Ja joot rahaga näete. Et ikkagi huvitavat juttu rääkisin tüdrukuga. Tegelikult tüdruk ise on huvitav, ma oleks pidanud talle jätma hoopis joot raha. No, see selleks. Et mis ma tahtsin öelda, et kurat istume siin eluaeg selle rooli taga ja ma ei tea, kindlasti te parandate mind või isegi sõimate, aga suurem osa käivad puhkamas Türgis, Egiptuses, võib-olla mõned rikkamad Tais. Mina samasugune, ma ei erine teist millegi poolest, aga Jaapan, kas ma läheks Jaapanisse? Aga tüdruk käis kes teab Hiroshimas, Nagasakis käis kui piinlik praegu on mul tule see Osto. Ühesõnaga käis seal linnas, rääkis, mis imelikud kombed neil on ja kõik sellised asjad. Ma ei hakka teile üle rääkima, et näiteks ühe kombe ma räägin, ma loodan, et meil see või siis vastupidi, meil just on eestlastel see komme juba külge jäänud, et Jaapanis on ebaviisakas jätta joot raha.
tundub, et see komme on ka Eestisse jõudnud. Selle kliendi puhul muidugi ei saa seda öelda. Aga Boltis vist või üldiselt taksonduses vist juba saab öelda, et jotraha jätmine on meil unarusse jäänud, aga Jaapanis on see solvang. Jah, ei hakka rohkem venitama seda 3 minutit. Haidi 1 kaadra 3 minutit. Õudne. Kesklinna kell on, läheneb 3-le. Natukene veel on jõudu. Teeks veel paar tellimust ja siis võib sätida ennast juba kodu poole. No, läheb tööle ka või? Supakas hakkab peksma kohe. Ja ta või vaatame. Pistikus ära raisk. Supakas tööle on kõik. Ma ei sõida sellega. Käbi. Ära punni vastu. Ära punni vastu. Käbi, see on maja. See on maja. See on kuskil maja. Okei. Võta. Läks tööle, muidugi läks. Ilus, näe. Mürru. No seda tõime poisid tõime ära siia Viimsisse ja tüüd panevad retro Audiga, Audi 80 kohe ringi. Lubasid Supoka kohe tööle panna, ootame ära. Vaatame. No, Supokas tuleb või? Davai. Oot, hakkab juba looma. Hea küll, ma jätan teid. Jõudu jaksa teile. Nii. Mina jätan noortega hüvasti, las nemad lähevad, elavad oma elu edasi, möllavad, naudivad. Kõik, mis sinna nooruse juurde kuulub, aga meil siis 8.63 tulime kesklinnast Viimsisse tavakategooriaga. Jah, tulime siia. Ja härrased, me jätame noortega hüvasti ja mina jätan nüüd teiega hüvasti, et video jõudis lõpuni. On aeg koju minna, tõesti on aeg koju minna. Nagu ikka, härrased, daamid, neiud, lapsed, kes kõik vaatavad, et tulemused teile siia välja. Töötasin ma kella 3-ni võib-olla natukene peale, et aitab küll tänaseks. Nii, härrased, daamid. Suur tänud, et olite minuga ja nagu ikka järgmise kohtumiseni.